Tere päevast, kallid Järva valla taskuhäälingu kuulajad. Öeldakse küll, et septembrikuus kõik on uus, aga homme on Järva valla elus väga tähtis päev. Toimub vallavolikogu järjekordne istung siinsamas Järva Jaanis ja arutatakse jälle ka hariduse ümberkorraldamise küsimusi. Miks me seda teeme, Tiina? Sest tegelikult ju väga tähtsad otsused hariduselus me võtsime vastu juba aasta tagasi märtsis. Jah, eks haridus on Järva valla jaoks ja kõikide omavalitsuste jaoks väga oluline küsimus. Omavalitsuste eelarvetest üle poole läheb haridusvaldkonda ja seetõttu tuleb ka seda nii-öelda väga põhjalikult vaadata, uurida, teha nii-öelda tulevikuvisioone, vaadata tagasi ja nii edasi. Eks me oma peale ühinemist juba 2019. aastal hakkasime nii-öelda vaatama oma koolivõrku, sest korrastamist see vajas ja vajab ja me oleme selle koolivõrgu teemal väga palju arutlenud, väga palju on istutud maas, väga paljud komisjonid on seda arutanud, oleme kaasanud väliseksperte, teinud analüüse ja nii edasi. Ja esimese nii-öelda koolivõrgu korrastamisele me jõudsimegi eelmine kevad, mille tulemusena siis nii Amblas kui Peetris otsustati siis, et jätkavad sealsed põhikoolid 6-klassilistena ja ühendati ka Imavere kool ja lasteaed, et toimetab seal siis kool-lasteaed. Kuid ja kui me nüüd nii-öelda peale valimisi vaatasime ja mõtlesime, et me haridusvõrku nende 4 aasta jooksul ei puuduta, siis tegelikult elu teeb omad korrektiivid, teeb omad valikud ja sa pead nendest lähtuma ja ka tegema nii-öelda korrektiivid. Ja loomulikult eks nendest tulenevalt siis me läheme järjekordselt siis haridusvõrku korrastamata. Need ei ole väga radikaalsed, need on selles mõttes, ütleme, võib-olla rohkem kosmeetilised, aga need ära tuleb teha. Ma küsin nagu veidikene vahele, et ühe asja me unustasime täiesti ära, et pärast ühinemist oli ju Järva vallas nagu kõige suurem probleem selles, et meil oli 3 keskkooli iga 10 kilomeetri tagant keskharidust andev õppeasutus. Eelmisel kevadel siiski üks keskkool läks ümberkorraldamisele, see on siis Avarate keskkool. Ja, ma tõesti selle unustasin ära, tegelikult me vaatasime ka nii-öelda kõige teravam küsimus oligi gümnaasiumihariduse andmine ja meie 3 koolis. Ja eelmine kevad siis jõuti selle otsuseni, et Aravete gümnaasiumis lõpetatakse gümnaasiumihariduse andmine, mis siis nüüd nii-öelda viimane klass lõpetab sellel kevadel ja Järva Jaani ja Koeru keskkoolis siis kui 2 järjestikusel aastal on 10. klassi soovijaid vähem kui 15, siis alustatakse gümnaasiumi hariduse andmise lõpetamist nendes koolides. Mis tähendab ikkagi seda, et tegelikult ju lubatakse juba gümnaasiumis käivatel õpilastel see kooliaasta lõpetada? Ikka jah, et kui sa oled alustanud seal nii-öelda gümnaasiumi osas, siis sul on võimalus ka see lõpetada, kui sa seda soovid. No Aravetel sellist läks küll väikeste vaidlustega, aga tegelikult põhjus oli suuresti ka selles, et 10. klassi juba sel eelmisel õppeaastal ei tulnud ühtegi õpilast. Jaa, oligi, et kui nii-öelda selle otsuse vastuvõtmisel eeldasime, et me lõpetame gümnaasiumi aastal 2024, siis selgus tegelikult see, et 10. klassi ei olnudki soovijaid ja seega nii-öelda lõpetame nii-öelda 2 aasta varem seal gümnaasiumihariduse andmise. Vaat kui tore asi on nüüd see, et ma olen harjunud sellega, et ma ju tunnen teid kõike, eks ole, aga unustasin nüüd siis kuulajatele ja vaatajatele tutvustamata, et minuga koos istuvad siin täna abivallavanem Tiina Oraste, kes just nimelt tegeleb haridusküsimustega ja Järva Jaani gümnaasiumi direktor Annela Tammiste,
kes tegelikult on ise ka ju Järva-Jaanis käinud 9. klassi. Annela, mäletad sa veel, miks sa tegid selle valiku, et pärast 9. klassi otsustasid minna kuhugi mujale? Ja tegelikult olen 8. klassi. 8. Läksin 9. Tallinna Muusikakeskkooli ja seda sellel põhjusel, et ma õppisin ka Koeru muusikakoolis, õppisin laulmist, seal sai aeg läbi ja tol ajal edasi tegeleda ja siis oli valik minna edasi muusikakeskkooli. Lihtsalt siis tegelikult ainult sellel põhjusel, et siin ma ei saanud nii-öelda klassikalise laulutunde jätkata sellises mahus kui muusikakeskkoolis ja seetõttu läksin ma siis sinna. Muid, ma ei mäleta, et mul oleks olnud mingeid muid põhjuseid. Tiina, kus sina koolis käisid? Mina käisin Nuia keskkoolis. Nuia keskkoolis, aga miks sina otsustasid just nimelt keskkooli ossa sinna minna, miks sa kohe kuhugi edasi ei läinud? Tollel ajal oli kohustuslik keskharidus. Seal oli kohustuslik keskharidus ja mul oli ikkagi ka see mõte, et jätkata kõrghariduse omandamist. Ja tollel ajal olid keskkoolid ju piisavalt suured. Meil oli ikkagi 2 paralleeli, et nii-öelda piisav õpilaste arv ja need ka klassid olid suured, et tollel ajal ei olnud ju piiranguid. Võtta 30 või 40 klassi sinna klassi ja nii ta oli. Kuidas Järve-Jaani koolis oli siis, kui sina seal koolis käisid, palju teid oli 8. klassis? Ma ei mäletagi. 20 ma arvan, umbes täpselt. Palju nüüd 8. klassis õpilasi on? Ka kuskil seal 17, 18. Nad on klassi põhikoolis on üldiselt sama suured hetkel, kui nad olid varem. Ja näiteks esimesse klassi või lasteaias lõpetab praegu 23 last. Mulle tundub, Annela, et sa teadsid siis ju väga pikalt ette juba oma niisuguse kutsevaliku, et sina läksid laulmist õppima. Mulle on alati tundunud nii, et kõik õpilased küll ei tea veel 8. 9. klassis, mida minna edasi õppima ja see keskkool on nagu niisugune mõttepikendus, et heakene küll käin selle gümnaasiumi ära, äkki selle 3 aasta jooksul tuleb mõni hea mõte. Kuidas teie meelest on? Kas noored teavad, kuhu minna, mida kool teeb selleks, et seda kutsevalikut või koolivalikut õpilastel aidata teha? Gümnaasiumi üks ülesanne ongi aidata siis õpilastel selline oma suund või oma huvi valida. Ja seetõttu on siis gümnaasiumis 1/3 ainetest on nii-öelda valikained, kus siis tutvustataksegi erinevaid elualasid, sa saad midagi juurde õppida, mõnda keelt juurde või süvendatud matemaatikat, et see ongi tegelikult gümnaasiumi osa neid ette valmistada siis tulevikuks, et nad näeksid, kellena nad tulevikus tahavad jätkata, et sa ei peagi 8. 9. teadma. Mina olin arvamusel 8. klassis, et minust saab laulja, täna ma laulja ei ole. Ma poleks gümnaasiumis kunagi uskunud, et minust koolidirektor saab. Ja need asjad võivadki muutuda ja elukestev õppe on ja võime terve elu ümber õppida, aga gümnaasiumis vähemalt selle esimese suuna sa peaksid kätte saama. Tegelikult see karjääri nõustamine algab ju 1. klassist peale. See on läbiv teema läbi kooli, see karjääri nõustamine ja nii-öelda ka välja selgitamine. Selles mõttes nende laste tugevused ja nõrkused, tema suunamine, kuhu ta võiks minna ja olla. See on, ma arvan, isegi läbi kooli kõige olulisem protsess, et laps lõpetades siis kooli, kas siis 9. klassi või ka selle, teab oma tugevusi, oma nõrkusi teab nii-öelda vajadusel siis tugevdada kui vaja ja valida selle põhjal oma nii-öelda edasine elutee, et ei oleks neid läbikukkumisi ja ebaõnnestumisi. Mina omadest kogemustest võin küll öelda, et olen elus teinud 3 kardinaalset kannapööret ja muidugi alati ka siis õppima läinud neid asju, mis tööd ma nagu edasi olen hakanud tegema. Need on ka täiesti erinevad erialalt kehakultuurilt kultuurile hüppe ja siis ajakirjandus hoopis, et rääkisime sellest, et homme on väga tähtis päev, et volikogu võtab jälle Järva vallas vastu tähtsaid otsuseid, aga samas Tiina, sa ütlesid ka, et tegelikult on tegu ju ainult niisuguse kosmeetiliste iluvigade parandusega. Mis otsused siis homme peaks vastu võetama? Et ütleme seesama Aravete gümnaasiumis gümnaasiumi osa kaotamisega ja sügisest alustava põhikooliga tuleb ümber teha põhimääruse dokumentatsioon. Ja sealt tegelikult tuligi see mõte, et kui juba põhimäärust ümber tehakse,
Ja eelnevalt on juttu olnud ka nende asutuste juhtidega, et seal piirkonnas võiks olla põhikool ja lasteaed eraldi. Nimelt on meil ju väga palju lasteaed põhikoole vallas ja need on toiminud, need on kenasti olnud, aga ikkagi nii-öelda 2 erinevat asutust seal piirkonnas erinevate seadusandlustega ja veel, mis on seal põhjapiirkonnas, on erinevad tegutsemiskohad, siis juhtimise ja keskkonna loomise õppekavade täitmisel oleks ikkagi olulisem, et kool oleks eraldi ja lasteaed oleks eraldi. Ja selle tulemusena, nüüd homse tulemusena peaks siis meil alates 1. septembrist olema põhjapiirkonnas, see on siis Albu, Ambla, Aravete, 1 põhikool tegevuskohtadega siis Aravetel, Amblas ja Albus ja 1 lasteaed tegevuskohtadega siis Aravete, Ambla, Albu ja Ahula. Et kõik jätkavad omades kohtades, lihtsalt uue asutusena. Et tuletame siis kuulajatele meelde, et siiamaani oli meil tegutsemas seal Ambla kool, mille alla kuulus siis nüüd nii Ambla põhikool, lasteaed kui ka Aravete lasteaed. Ja siis Aravete keskkool, mille direktor juhtis ka Albu kooli ja Albu ja Ahula lasteaedasid. Et nüüd nagu korrastatakse see süsteem, põhikoolid lähevad nagu üheks kooliks ja lasteaiad ka ühtse juhtimise alla, et see oleks nagu väga loogiline samm, kuidas juhid jätkavad. Kuna me ühendame nii-öelda olemasolevate asutustele, siis jätkab nii-öelda Aravete keskkooli direktor, jätkab põhikooli juhina ja Ambla Aravete koolijuht jätkab siis lasteaia juhina. Mis siis lapsukeste nimeks ka saavad? No see nime küsimus on olnud ka üleval ja on tekitanud ka sellist arutelu ja kõike. Aga hetkel on nende mõlema nimi siis Põhjajärva põhikool ja Põhjajärva lasteaed. Aga kuna kogukonnad ja sealse piirkonna inimesed ikkagi soovivad, et oleks võib-olla sellele piirkonnale omasem ja parem nimi, siis neid nimeotsinguid jätkatakse, tehakse konkursid ja kui nii-öelda sobivate nimedega tullakse uuesti volikogu ette, siis me põhimäärustes teeme muudatuse ja viime siis sellise nime sinna põhimäärusesse ja asutusele anname sellise nime, nagu oleks vastuvõetav ja sobiv. Nii et kõik nüüd kuulsid, on võimalus kindla peale osaleda nimekonkurssidel, mis siis Põhjajärva lasteaiale ja Põhjajärva põhikoolile võiksid kõige paremini sobida, neid iseloomustada võib-olla seda piirkonda kõige rohkem ja selleks ma olen rääkinud Aravete keskkooli direktoriga ja nemad siis soovivad välja kuulutada konkursi oma kooli nime leidmiseks. Annela, kui sina tulid kooli Järveani gümnaasiumi juhtima ja see ju ei juhtunud üldse ei tea mis ammu aega tagasi, kuidas sulle tundus see kool, kas gümnaasiumi osa oli piisavalt tugev või hakkas mõte kohe liikuma sinna poole, et nii see asi nagu edasi minna ei saa? Ei, kohe ei hakanud. Ma tean, et oma esimeses intervjuus ma ütlesin, et mina ei tee esimesel aastal mitte ühtegi muudatust, mina tahan töörahu siin koolimajas säilitada ja mingeid suuri muudatusi ei ole. Aga selles mõttes ma jäin ikkagi nagu sellisele äraootavale seisukohale, ma ikkagi jälgisin, milline see koolikultuur, kuidas gümnasistid ennast tunnevad, kuidas õpetajad ennast tunnevad, kuidas võib-olla kogukond kaasatud on. Ja selle aja jooksul, selle esimese poolaasta jooksul hakkas mulle siis tunduma, et jäi mulle siis mulje, et kuna tegelikult Järveani gümnaasiumi keskkooli osast on räägitud üle 10 aasta tänaseks, 2012 oli esimene artikkel, mille mina leidsin, tähendab seda, et tegelikult on natukene inimesi võib-olla väsitatud või on selles kogukonnas ebakindlust. Jällegi näiteks, kui see otsus on ju, et 15 õpilast peab olema ja kui oleks nüüd selline olukord, et üks aasta ei tule 15 õpilast, teine aasta tuleb, üks aasta ei tule, siis
tegelikult ei ole võimalik ju koolil teha mingit pikka plaani või panna mingeid suuremaid eesmärke, sest sa pidevalt mõtled sellele, et kas meil 2 aasta pärast on veel keskkool või mitte. Et see otsus, see ei ole muidugi lihtne, aga see tuli lihtsalt vastu võtta selleks, et seda nende keskkondades võib-olla tervislikumaks muuta ja liikuda siis tugeva põhikooli suunas. Tegelikult juba ka läinud aasta 1. septembril ehk selle õppeaasta alguses ju ei tulnud päris see 15 õpilast täis. Palju siis tuli? 11 õpilast oli siis päevaõppes, meil on kaugõppe ka, aga kuna nad on, õpetajad on ikkagi mõlemad eraldi, tunnid toimuvad eraldi, süsteemid on erinevad, siis neid õpilasi nii-öelda kokku arvestada ei saa. Et see nii-öelda nagu oleks 2 paralleeli gümnaasiumiastmes. Ja ühes oli siis 11 õpilast ja teises ka alla 10, et seega jah, seda 15 täis ei tulnud jah. No jah, aga kas sulle ei tulnud siis pähe mõte, et hakkan õpilasi otsima. Otsin siit ja otsin sealt ja pean nad kõik siia kooli kokku peaasi, et kool säiliks. Oli igasuguseid mõtteid. See esimene variant ei olnud kohe kindlasti see, et paneks keskkooli osa kinni, aga selles mõttes seda kõike on ju tehtud sellest aastast 2012 aastal meil oli õpilaskodu on tutvustatud kooli ümberkaudsetes piirkondades. Seda kõike on juba tehtud, ei ole niimoodi, et on ju käed istutud, lihtsalt käed rüppes istutud. Järveni gümnaasiumi kahjuks võib-olla räägib selle kooli seisukord, et ei tea, neid selles mõttes kunagi ei tea, mis need põhjused võisid olla tulla. Praegu lihtsalt me peame tegema tööd selle materjaliga, mis meil on. Sel aastal on sul juba gümnaasiumi katsed, nõnda nimetatud katsed toimunud. Kuidas need läksid? Selles mõttes hästi. Aga sealt selgus see, et 9. klassi õpilastel võib olla lihtsalt juba sellepärast, et nad teavad, et Järveni gümnaasiumis jätkamine ei ole variant. Neil on pigem motivatsiooni meie koolis jätkata. Et Järveni gümnaasium pigem oli teine valik või 3. valik. Aga jällegi võib-olla lihtsalt sellepärast, et me olime juba öelnud selle maha, et on võimalused sügisel jäävad 10. klassi. Et inimesed ikkagi tahavad ju stabiilsust, mitte, ma ei tea, pidevalt mõelda, mis nüüd saab. Tiina, see oli nüüd täiesti teine situatsioon. Tegelikult Järva-Jaani gümnaasium pöördus Järva vallavalitsuse poole, et sooviga, et nad enam ei jätkaks gümnaasiumina alates 1. septembrist 2023. Kas selle taustal oli lihtsam seda otsust vastu võtta ja inimestele asju selgitada? Selge see, et kui kool leiab, et pole mõtet jätkata niimoodi ja mitte vastu võtta, siis oli see positiivne, et algatus tuli kooli poolt läbi arutatuna ka nii-öelda õpetajatega, õppenõukoguga, hoolekoguga ja ühiselt sellele seisukohale leitud, siis meie poolt tuli ainult selle, et aitame siis kaasa nii-öelda dokumentatsiooni vormistamisele ja viimisele, selle eelnõu viimisele volikokku. Kui sa esimest korda nüüd õpetajad ette selle ideega välja tulid, siis millised reaktsioonid olid? Ma olin väga närvis, kui ma läksin sinna ette, sest et nagu ma ütlesin, ma tahtsin seda töörahu hoida ja mitte suuri muutusi teha, aga pigem toetavad, eks õpetajad saavad ka ise sellest aru, et ja ikkagi see minu pakkumine ei tulnud ju sellest, et mina vist ükspäev mõtlesin kodus, et seda võiks teha, vaid kuulates, vaadeldes, selles mõttes nii-öelda neid tunnetades. Muidugi oli neid mõtted, et 1 aasta nagunii, kui ei tule seda 15 on ja et ma hakkasin torkima midagi, aga meie jaoks 1 aasta, laste jaoks 3 aastat, elu kõige olulisemal perioodil põhimõtteliselt, kus sa pead leidma endale huvialad, kus sa pead leidma selle tuleviku suuna, et muidugi traditsiooniliselt on see Järveni gümnaasium olnud, me tahame seda säilitada, aga ma pean ikkagi mõtlema õpilaste peale ja nende heaolule. Tuleta meelde natukene ka, mida sa mõtled sellega, et kui sa räägid õpilaste heaolust ja tulevikust, et milline see gümnaasium siis oleks pidanud olema, et Järva-Jaanis oleks suudetud kõike seda pakkuda? No, koolide rahastus sõltub õpilaste arvust, mida vähem on õpilasi, seda väiksem on rahastus. Aga
aga gümnaasiumis pead sa pakkuma või selles mõttes hea suurepärase gümnaasiumihariduse andmiseks tahaksin ma pakkuda neil samamoodi nagu riigigümnaasiumid pakuvad. Sul on iga poolaasta võimalik valida 30 erineva valikaine vahel näiteks või käia, ma ei tea, väljasõitudel on ja Erasmusega välismaal. Et neid asju ei ole mul võimalik pakkuda, kui mul on klassis 10 õpilast. Teiseks, õpilaste enda väljund, ehk siis see, kas ma saan kellegagi suhelda või ma ei tea, jaguneda, ma ei tea, meediaringi, koolilehte, rahvatantsurühmadesse, lauluansamblitesse, ma ei tea, helindusringidesse. Kui mul on 10 õpilast ja mul on, ma ei tea, 10 ringi, siis nad kõik ongi seal üksinda. Et ainult sellepärast, et neid õpilasi on vähe, see lõpuks nagu, ongi seda nagu raskem anda seda suurepärast asja neile, sest et lihtsalt ei ole seda väljundit ja ei ole neid lapsi. Kui palju praegu 9. klassis õpilasi on? 18. 18, seda on ju päris suur hulk. Kuidas nüüd siis kool aitab seal 18 noorel toimetada nende valikutega, mida te olete selleks teinud, et neil oleks lihtsam valida endale nüüd siis mõni kaugem kooliteel? Kõigepealt oli kõikide õpilastega vestlused, selles mõttes saime teada, kuhu nad üldse soovivad minna. Klassijuhatajateks olen hetkel sellel 9. klassil mina ja siis õppejuht, seega nad on täpselt meil niimoodi näpu otsas ka. Karjäärinõustaja on käinud meil veebruaris saadik, on teinud nendega individuaalseid vestlusi, läbi mänginud nendega, ma ei tea, gümnaasiumi sisseastumiskatsete vestluseid. Ja siis meil on selline suur tabel, kus on kirjas kõikide kutsekoolide ja riigigümnaasiumite registreerimiskuupäevad, kõik sellised asjad. Jälgime, teame, et näiteks üks õpilane tahab minna Mustamäe gümnaasiumisse, teame, nii sa pead oma dokumendid ära esitama. Et siis ise ka natuke utsitame ja oleme loonud siis võimaluse 21. aprillil osaleda ühiskatsetel. Koolis saavad siis neid ühiskatseid lahendada ja tegelikult ka siin kõrval piirkondades tullakse meile neid katseid tegema. See on hästi suurepärane, et kool on niivõrd toetav lastel selle valikuvõimaluste tegemisel, et see on hästi positiivne. See on ju tegelikult isegi suurem töö, sest muidu sa teeks ühed koolikatsed, kõik see mees gümnaasiumisse ja kogu see muu uurimustöö jääks täiesti ära, et olete praegu pidanud ikkagi päris kõvasti pingutama. Kas nurinat on ka olnud kellegi poolt kuulda laste, vanemate, õpilaste endi kusagilt, et nii suur ümberkorraldus ikkagi on kusagilt tulnud? Minu kõrvu siiani ei ole. Üks probleem on, kui me käisime kohtumas, on tegelikult transpordi probleem. See on olnud ja me oleme nagu seda probleemi ka tõsiselt võtnud. Et ikkagi ühendus Paidega ei ole nii hea, kus on meie riigigümnaasium, kutsehariduskeskus. Me oleme istunud ühistranspordikeskuses ja proovinud seal lahendusi leida, aga ühistranspordikeskuses võimalused on ka piiratud. Ja nüüd siis 21. aprillilgi me oleme kutsunud siis kokku Transpordiameti esindajad, Haridusministeeriumi esindajad, ühistranspordi, siis ka Paide gümnaasiumi juhtkonna ja kutsehariduskeskuse juhtkonna ja veel inimesed arutleda selle teema üle, et kui riik on võtnud enda kanda kutsehariduskeskuse ja gümnaasiumihariduse andmise, et kuidas siis ikkagi võimaldada selle tagamaa, kelleks meie siis Järva vallana oleme Paidele, transpordi, õpilaste transpordi, et nad saaksid nendes koolides käia. Jah, me ei saa kindlustada sellist transpordi üle vaba riigi, kuid kõige lähemasse kohta me peaksime ikkagi olema võimelised seda kindlustama. Et selle teema me oleme nagu tõsiselt üles võtnud ja proovime leida lahendusi. Nii, Järvehääli koolis oli 18 õpilast. Tegelikult ju igal aastal on siit mindud, ma ei tea, Jõgevale on hästi palju läinud, eks ole. Ma ei tea, kas teie õpilased Noarootsi ka käivad? Arabete lapsed käisid Noarootsi. Noosse käiakse. On variant, mida need õpilased on variant Noarootsi, aga ikka me ei teadki, kelleks on läinud, aga Nii, aga Paide gümnaasium, mis tundeid tekitab teie õpilastes? Ma saatsin sinna ka busside lapseavalduste päevale ja siis ma sain väga positiivselt tagasisidet, et riigigümnaasiumil lihtsalt on teisi või rohkem võimalusi, sest et riik on enda ülesandeks selle gümnaasiumi hariduse andmise võtnud. Et
seal kohaliku omavalitsuse gümnaasiumina nii-öelda, ma ei tea, võistelda või konkureerida on väga keeruline, sest et need ruumid on teistsugused, neid lapsi on palju, neid valikaineid, nagu ma enne mainisin, on palju, neid väljasõite, projekte, neid on. Ja see Paide ei ole siit ju liiga kaugel ka, et selles mõttes, et saab ju iga õhtu tagasi koju tulla ja ma arvan, et kogukonnal on ka oluline, et need noored jääksid ikkagi koju käima ja osaleksid siin samamoodi trennides ja huviringides ja siin tantsurühmades. Et see on oluline, mitte et nad saadetakse sinna Paidesse ja reedel tulevad tagasi. Seetõttu on see bussi osa väga oluline. Ma just enne pärast ka küsisin, et muidu omavalitsus võib-olla näeb jälle väga tohutu vaeva, kutsub kokku ümarlaudasid ja arutab, kuidas seda transporti korraldada ja lõpuks läheb Paidesse 2 õpilast. Et siis oleks ka nagu kurblik, aga tundub vist, et kujuneb teistmoodi, et läheb ikkagi rohkem õpilasi sinna. No Paide riigigümnaasiumi kõrval on ka kutsekool selles mõttes. Jah, et ega me siin ainult nii, et me võtame ka sinna sellesse probleemi ka Aravete poole, et ikkagi tõmbame on sinna Paide poole, et proovime neid koos lahendada. No, eelmisel aastal lubasite vallavanemaga koos seda 4-aastast koolirahu. No tegelikult nibin-nabin me võime öelda ju, et me oleme selle säilitanud, et me tõesti teeme ainult iluravi või asju nagu veidikene loogilisemaks. Aga sinu käest on hea küsida, kuidas edasi? Kas lähiajal, kas või selle 4 valitsemisaasta jooksul toimub veel mingeid muudatusi või kuhu, mis suunas mõtted on liikunud? Eks me peame vaatama nii-öelda pikemaajalist prognoosi ja kui me vaatame nii-öelda aastani 35, siis prognoosid näitavad meil jätkuvalt laste vähenemist. Jah, nüüd paar aastat, ma pean ütlema tegelikult, meil on sündivus on olnud, eelmisel aastal suisa kasvas, Järva vallas ainukesena oli üle 100 lapse. Ja, et meil on 100 lapse piires, aga kui nad hakkavad kooli minema, siis kusagile need lapsed kaovad ära. Läheb valikud on teised, et ka siis vanemad viivad nad nii-öelda oma töökohtadele lähemale või minnaksegi linna mõeldes, eks ole, nendele võimalustele, mida suudetakse nii-öelda keskustes rohkem pakkuda. Ja me peame seda vaatama. Teine asi on ikkagi, millest ei saa üle ega ümber, on rahaline võimekus. Et see on väga positiivne, et riik on võtnud nii-öelda tõsiselt õpetajate palgatõusu kanda. Et õpetajate palk tõuseks ja oleks vabariigi keskmisest kõrgem. Aga selles olukorras on vaja ka tõsta nii-öelda teiste töötajate palkasid. Ja võt siin ongi need omavalitsus hädas, sest õpetajate palk oli korralik, tõus oli, aga nagu ma juba saate alguses ütlesin, et valla eelarvest läheb üle poole haridusele, siis me peame nii-öelda järgi aitama ka teisi. On need siis nii-öelda tugiteenuste spetsialistid, on see siis kas või kooli juhtkond, on need siis kooli kokad, on need siis kooli nii-öelda koristajad kõik. Me peame ka neid järgi aitama, me peame ka lasteaias abiõpetajad kõik järgi aitama. Ja tahes-tahtmata, kui tulubaas on nii-öelda sama, siis me peame kuskil kokku hoidma ja pingutama. Ja riik annab nii-öelda peale meile õpetajate palgaks laste arvu pealt, mitte klassikomplektide pealt, kuna nagu nii see oli vanasti. Ja vald tuleb välja, ütleme, riigi poolt antava rahaga, kui on, ütleme, ühes astmes kuskil 30 last, see tähendab põhikoolis 90 last, vähemalt 90 last, siis tuleme selle rahaga välja, mis riik meile annab. Kui palju meil on selliseid koole? Meil on 8 üldhariduskooli ja nendes siis 5 on nii-öelda see 90 lapse norm käes, täidetud, 3 on tegelikult vähem. Ja me nii-öelda selle riigi poolt antava rahaga suudame ära katta 100 õpetaja palga, aga meil on paraku käesoleval hetkel 130 õpetajat. Et 30 õpetaja palgaraha peab vald leidma ise. Ja me olemegi siin tegelikult nüüd koos haridusasutuste juhtidega ikkagi teinud mitu kuud tugevat niisugust arvutust ja leidnud,
kus need kokkuhoiuvõimaluse kohad on. Ja kui eelnevatel aastatel tõepoolest on rahaline võimekus meil olnud parem ja koolid ükskõik, millise õpetaja, millise abiõpetaja, tugispetsialisti jaoks on raha küsinud, me oleme need leidnud. Nüüd aga me vaatame väga-väga täpselt otsa nendele ametikohtadele ja püüame leida sealt koos haridusasutuste juhtidega võimalusi, et tõmmata need koosseisud koomale. Koosseis ja koomale võib siis tähendada mõne õpetaja jaoks hoopis seda, et kui siin koole liidetakse ühtse juhtimise alla, et mõni õpetaja saab hoopis oma tunnikoormuse täis, ehk suuremat palka. Jaa, seda kindlasti, et sa saad oma ainevaldkonna, oma aines anda nii-öelda täiskoormuse oma ainet. Sa ei pea seal võib-olla neid aineid juurde võtma, millest sul ei ole kvalifikatsiooni või mida sa pole õppinud või üldse jääda. Ja veel midagi, eks ole. Või jääda üldse nii-öelda väikese koormusega. Ja teine asi on aga tegelikult see, et need suure koormusega õpetajad. Et võib-olla siis on ju meil õpetajad, kes töötavad ikka väga pingeliselt ja suurte koormustega, et saavad siis nii-öelda jagada. Ja siis nad saavad nii-öelda jagada oma kollektiivis seda, mitte nii-öelda, et ma lähen naaberkooli ja ei tekigi võib-olla sellist oma kooli tunnet. Vaid et ma olengi lihtsalt tunniandja, käin koolist kooli ja mul puudub oma meeskond ja oma niisugune koolitunnetus. Annela, kuna sa oled ühe kooli juht, siis on kohe hea võimalus küsida, kuidas siis õpetajad selle aasta algusest elavad? Kas nad on oma palgaga rahul lõpuks? No igasugustel meeskonnakoolitustel, kus ma olen käinud, on öeldud, et palk motiveerib umbes 3-4 kuud ainult või palgatõus. No nüüd saab see täis kohe. Jah, et õpetaja, mida ma ise õpetajana tundsin, et demotivaatoriteks olid ikkagi ülekoormus, segadused lastevanematega, meil on kaasav haridus, meil on klassides õpilasi ja seetõttu on ka õpetajaid palju rohkem koolidesse vaja, et meil on väga palju õpilasi, kes siis vajavad lisaks abiõpetajat või väiksemat klassi. Et ma arvan, et see palk üldse õpetaja ametis ei ole see, mis motiveerib, sest et me ju teame ülikooli minnes, et see palk ei ole just eriti kõrge. Õpetajatel on ikkagi see sisemine tuumik seal klassi ees seista. Eks ikka ma usun, et see oli nende jaoks tore, et see palk tõusis, aga ma arvan, et õpetaja ametis on kindlasti muid asju, mis motiveeriksid rohkem. Kui sügisest nüüd 10. klassi enam ei tule, 11. 12. klass on ikka edasi, kuidas sul õpetajatega lood on? Kas aineõpetajaid jagub? Et ei pea andma vene keelt ja kehast kasvatust ja tööõpetust ka veel? No, eks ta selles mõttes natuke väikeste koolide probleem on, et neid koormusi, täiskoormusi on keerulisem täis saada. Nüüd ei ole me tahtnud enne volikogu otsust selles mõttes hakata uut koosseisu kuidagi välja arvutama, aga ikka tuleme välja. Eks alati on selles mõttes mõned õpetajad liiguvad ära ja peab suve paiku kedagi juurde otsima, aga see on normaalne. Ma arvan, et me saame hakkama. Suur aitäh, et leidsite aega selgitusteks ja loodame, et on siis kõik volinikud hääletavad kui üks mees nende otsuste poolt, mis koolid on algatanud ja omavalitsus eelnõud välja töötanud. Aitäh teile! Aitäh!